Hea koolipere, austatud linnapea, abilinnapea. Me koguneme Hugo Treffneri ausamba juurde ikka ja jälle pidupäevadel ja pidulikematel hetkedel. Olgu see uue kooliaasta algus 1. septembril ja ka sedalaadsetel pidulikel päevadel nagu täna kooli sünnipäeval. Et teha kummardus kooli asutajale. 135 aastat tagasi asutati meie kool ja olud ei olnud teps mitte sellised head nagu täna Eesti Vabariigis. Teine põhjus, miks me täna siin oleme, on austusavaldus Leena ja Karl Treffnerile. Hugo Treffneri sugulane Karl Treffner ja tema abikaasa Leena elavad kaugel Austraalias, Sydneys. Nad on märkimisväärsete annetustega toetanud meie kooli, aga toetanud ka Tartus 2 erivajadusega õpilaste kooli, Tartu Maarja kooli ja Herbert Maasingu kooli. Ja samas, nagu te teate, on teisel korrusel stend Leena ja Karl Treffneri eluloost koos ühe väikese puidust tahvliga, kus on kirjas nende 10 treffneristi nimed, kes on nende annetuste toel saanud õppida aasta Austraalias Adelaide'is Emmanueli kolledžis. Kooli õpetajaskonnaga juba kaua aega tagasi mõtlesime, et Leenale ja Karlile oleks väärikas panna pingile nimesilt Tartu linna avalikku ruumi tänutäheks õpilastele ja õpetajatele nende harimiseks tehtud annetuste eest. Ja sildil, millelt õige pea eemaldab Maarja kooli direktor Jaanus Rooba katte, on kirjas Marju Lepajõelt laenatud lause või tema välja öeldud mõte. Usk üldisesse emakeelsesse rahvaharidusse viib meid edasi. Mõelgem kõik selle peale. Ja nüüd on sõna Tartu linnapeal härra Urmas Klaasil. Palun. Hea Treffonia pere, austatud direktor, head sõbrad. Mul on väga hea meel siin hommikusel tunnil koos teiega koos olla ja õnnitleda Treffoniat Eesti hariduse lipulaeva 135. sünnipäeva puhul. Palju õnne ja ikka selget pilku tulevikku. Me teame seda, et meie koolid on vanemad kui Eesti riik. 135 aastat Treffoniat ja 100 aastat Eesti riiki. See räägib meile väga selget keelt, see räägib meile sellest, et ilma haritud kultuurse rahvata ei oleks Eesti riiki sündinud ja Eesti riik ei areneks, ei oleks tugev, tema julgeolek ei oleks tagatud, kui meil ei oleks haritud ja haridusest lugupidavat rahvast. Ja Hugo Treffneri gümnaasium on selles osas olnud teenäitaja, see majaka, vaht ja majakas, kes paljudele teistele Eestimaa koolidele näitab, kuhu tuleb haridusvaldkonnas ja koolielus liikuda. Nii nagu Tartu Ülikoolil, Tartu linnal ja ka Hugo Treffneri gümnaasiumil on ülesanne olla
ühteaegu Eesti ehk siis rahvusliku hariduse, eestikeelse hariduse eestseisja, lipukandja, eestluse kandja, peame me olema konkurentsivõimelised ka rahvusvahelisel areenil. Ja selles mõttes on hindamatu perekond Treffnerite teene, avamaks meie õpetajatele, õpilastele horisonti, pakkuma rahvusvahelist kogemust. Ning ma loodan, kui me täna selle mälestushetke siin, mõeldes Hugo Treffnerile ja õnnitledes perekond Treffnerit, lõpetame, et nendel kahel tublil Treffoonia sõbral avaneb peagi võimalus sellel pingil ka istuda. Ja mõelda ja tunda, see Tartu linn on üks äge linn. Aitäh! Ja nüüd siis see pidulik hetk. Jaanus Rooba, Maarja kooli direktor, palun mine eemalda kate väikeselt sildikeselt. Ja Masingu kooli direktor Tiina Kallavus asetab väikese lillekimbu pingi peale. Ja nüüd Helmer Jõgi, ole hea, väike kõne sinu poolt. Ikkagi Treffnerist. Ma kuulan direktori sõna, kuigi ma panin nimme selle kaabu täna hommikul pähe. On sarnasus olemas. On jah, aga muidugi Treffneri kooli mütsi ma kannan suure au ja uhkustundega. Auväärsed, armas Treffneri kooli pere, tema vilistlased, külalised, kõik tema sõbrad. Ma hakkasin eile ette valmistama õhtul, et mis ma teile siis räägin. Lugesin oma märkmeid, sirvisin päevikuid, kuigi täna oli mul vaja e-arvestusloogikas oma klassiga teha. Aga ma jäin nii pikalt lugema, et õpilased andsid mulle andeks, et teeme arvestuse mõnel teisel päeval. Mul on vedanud üldiselt õpilastega. Mul on vedanud nende õpilastega, kes Treffneris õppisid 90-ndatel, 80-ndatel, tänaste õpilastega. Teis on rohkem sisu, kui esmapilgul paistab. Treffneri koolist võiks pikalt ja palju rääkida, tema kujunemisest, tema tähtsusest, aga võib-olla ma haaran kinni linnapea mõttest, et meie koolid on vanemad kui meie riik. Tõepoolest, see mees siin selja taga teadis, mida ta teeb, teadis ja tundis ja tunnetas hariduse ja õppimise tähtsust Eesti rahva jaoks. Ega siis asjata Konstantin Päts kooli 50. aastapäeval, see oli oi jummal, 1933. Vanemuise see ei olnud. Kes teab, milliseks oleks kujunenud meie iseseisvuse käik ja meie Eesti riigi saatus, kui poleks olnud Treffneri kooli. Kui sammast avati 97-25 mai, siis avas seda sammast meil ju meie toonane president Lennart Meri. Ja kui Lennartile sai helistatud, et kuule, ole hea, tule. Ei mingit kalendrisse vaatamist, äkki on mõni väliskohtumine või mingi oluline riikliku tähtsusega küsimus lahendada. Ei tule, see oli kõige suurema tähtsusega, riikliku tähtsusega küsimus. Tulla ja avada mälestusmärk Eesti rahva haridustaotlustele, püüdlustele, Eesti õpetajale. Aga mis see mälestusmärk minu jaoks tähendab?
minu jaoks tähendab ta isiklikult 90-ndaid aastaid, kui me koos kasvasime selliseks kooliks, nagu me täna oleme, koos õpetajad, õpilased. Me olime tõelised ja ma arvan, me oleme ka tänase päevani oma kooli patrioodid. Kui ma näiteks meenutan kooli põlengut, siis juba nädala pärast veel õppetöö käis. Me ei öelnud õpilastele, direktor ei öelnud, see oli mina tollal, ei öelnud õpetajatele, et tuleme homme hommikul kokku, hakkame siis vaatama, koristama, mis saab. Kõik olid kohal. Ja nädalaga me viisime maja sellisesse konditsiooni, et sai tunde juba hakata andma. Küll meid taheti laiali puistuda mööda Tartu linna koole või panna teise vahetusse kuhugi mingi kooli kapinurka või kapi taha. Aga me arvasime, et me oleme koos, me püsime koos ja me kanname oma kooli vaimsust niimoodi edasi. Kuigi õppetöö toimus peaaegu, et aasta aega, ma võin natukene võib-olla eksida, enam kui 16 kohas mööda Tartu linna laiali, nii et Aime Punga oli tollal õppalajuhataja, nii nagu tänagi, tema oli tõeline võlur, kes pani kogu selle kooli käima mööda Tartu linna ja õppetöö tulemused olid suurepärased. Kuigi näete, kuidas ta annab seda koolimaja meile ja samas oot, kas te oskate midagi sellega peale hakata. Me võime täna Hugole öelda, oskasime küll. Edu! Elagu, kasvagu, õitsegu, nagu me ikka ütleme Trefoonias. Head sünnipäevapidu!